Meie jätkame saadet jõuluteemaga ja meie esimeseks tänaseks varahommikuseks stuudiokülaliseks on Camellia koolituskeskuse direktor Anneli Kööba. Tere hommikust! Tere hommikust! Te olete meile kaasa toonud stuudiosse palju erinevaid ilusaid asju ja mille kohta tegelikult võiks öelda, et võib-olla tagasi juurte juurde on mul õigus. Täpselt nii see ongi. Sellepärast, et Eesti rahvas on olnud kogu aeg loodusrahvas ja tihtipeale paneb mind just hämmastama, et miks me läheme sinna supermarketitesse ja hakkame ostma seda plastmassi ja kunstasju. Tegelikult on Eesti loodus nii rikas, ainult tuleb silmad lahti hoida ja vaadata enda ümber. Ja need on siis peaaegu praktiliselt, ütleme, 100% valmistatud looduslikest materjalidest? Võib öelda niimoodi, et sellised alused või põhjad on kindlasti 100% valmistatud Eesti loodusest, aga iga inimene alati ikkagi tahab ja otsib midagi niisugust aktsentuaarset, et saaks selle seade nagu särama panna. Et selliseid asju kindlasti loomulikult on valitud ka floristika abivahenditest. Aga teil on siin kaasas mõned ajakirjad ka, näiteks Profiil on siin üks selline ajakiri. Kas maailma kodukaunistuse suund on minemas siis just sellist teed? Kuidas te arvate, kui palju Eestis on see nüüd populaarne või kas Eestis vaadatakse ikkagi nende kallite ja suhteliselt ühetüübiliste asjade suunas? Tegelikult väga palju, ma ütlen, selles osas mängib ikkagi rolli ka meedia, kuidas kujundatakse see arvamus ja tihtipeale inimesed arvavad, et seda, mida näidatakse nüüd, selliseid kalleid ja ilusaid suuri seadeid, et see nagu ongi trend. Aga tihtipeale on trend üsnagi tihti seotud kaubanduslike huvidega ja seetõttu, kes on maailmas ringi rännanud ja võtab ühe ajakirja lahti ja vaatab, et ahaa, see aina ongi see sama Eesti sammal, see puukoor, et tegelikult maailm liigub paratamatult ökoloogilise taimeseade suunas ja seetõttu on eestlased ju täiesti normaalses keskkonnas, kus seda kõike valida. Kui nüüd vaadata neid asju, mis te siin valmistanud olete, et kas teil on olemas ka mingisugune selline vahend, ilma milleta te hakkama ei saa, mida te alati tahate igale poole panna? Ei, ma ei oska nüüd seda täpselt öelda, et kas see on nüüd neil selline täiesti vältimatu, sest kui tähendab ei ole niisugust olukorda, et ei saaks leida alternatiivi, aga kindlasti on omad lemmikud ja näiteks selle praeguse jõuluhooaja puhul on see, et kui ma aknast välja vaatan, siis mul on üsna kurb, et on pori ja must, et noh, kuidas ma seda jõulu siis ikkagi tuppa toon, et kas ma panen ainult selle puhta puukoore või panen selle sambla või leian midagi niisugust säravat, et tõesti meenutada seda, et on lumi, on talv, on Eestimaale saabunud talv. Ja selleks muidugi profifloristikas, kuna ma siiski paratamatult tegelen ka koolitusega, on olemas spetsiaalsed sellised lume aseained ehk sugarid, mida saab siis imiteerida. Aga kodumajapidamises pole üldse midagi hullu. Võib võtta tavalise kristalliseerunud suhkru, sellise hästi suure teralise, ja seda puistada oma kompositsioonide peale, imiteerimaks seda lund, seda härmatist, mis tegelikult talvel peaks olema ja mis looks selle õige jõulumeeleolu. Aga kui nüüd minna metsa ja hoida silmad lahti, et kas siis on võimalik lihtsalt ka sellisel aastaajal korjata endale sobivaid detaile, millest midagi põnevat teha või peab neid hakkama juba suvel koguma? Ja muidugi nutikad inimesed ja ettenägelikult teevad seda loomulikult suvel, aga praegult on ju kõik võimalused olemas, need paari päeva pärast ma loodan, et on mets täiesti puhas ja sinna võib täiesti minna ja leida kõiki asju, mis saaks kasutada konkreetselt just jõuluseadetes. No nendeks on sellised väiksed sammaldunud oksakesed siin, ütleme puukoor, mis on just ka praegult ütleme loetud maailmas niisuguseks selle aasta trendimateriaaliks. Ta on selline jõuline, jooneline ja sinna peale siis tõesti puistatud suhkur annab talle niisuguse talvise meeleolu. Kõik samblad, samblikud, kivid, väädid, kõik on võimalik saada. Aga te ise olete õppinud Jaapanis. Kuidas te ütlete, et kas sobivad sellised asjad kokku nagu ütleme Jaapani ikebana kunst ja siis meie kodumaisid materjalid? Saab selle põhjalt ka midagi luua? Tegelikult on niimoodi, et Taara usundi ja Sinto usundi vahel on tegelikult väga suured seosed. See tähendab seda, et kogu loodus on jumalastatud ja Eestis on tegelikult väga palju seoseid jaapanlastega, nii et eestlastele tegelikult ikebana suund kui niisugune kultuuriliselt ei ole üldse võõras. Nii et kõik need looduslikud vahendid tegelikult on väga sarnased ja see idee, et vähese materjaliga maksimaalne tulemus minu meelest on vägagi vastuvõetav eestlasele loomu poolest, kui nüüd eurokampaania seda muidugi ära ei riku.
Aga te viite läbi ka kursusi ja kursus annab siis täienduskoolitusena ülevaate jõuluseadetest, uutest materjalidest ja uutest tehnikatest. Kas seal võib siis õppida samalaadseid seadeid tegema? Loomulikult, nendeks need kursused ongi, et õppida. Ja õpetate siis sealt alates, et ikebana ja kuidas kasutada neid suurepäraseid kodumaiseid materjale ja kuidas silmi lahti hoida. Just, ja samal ajal on ikkagi oluline ongi see, et tähendab, inimene võib kursuse endale valida, teha ühte seadet, aga ma leian, et see nagu andragoogiliselt ja metoodiliselt ei ole õige. Et tegelikult peabki kõigepealt see silmaluukide lahti tegemine, et inimene viia sinna keskkonda, näidata talle, et sellised võimalused on olemas ja vaat siis tuleme sinna siseruumi, hakkame, et see on tehnika, see on traat, see on oaasis, see on teip ja nii edasi. Aga kui seda algset ei ole, siis on väga raske inimest sinna viia. Nii et kõik inimesed on oodatud teie juurde koolitusele ja siis on juba võimalik selleks jõuluks endale teha suurepäraseid seadeid. No kui kindlasti ma ütlen ka seda, et tegelikult praegult on viimane aeg. Toomapäev on 21, nii et siis peab kõik olema perfekt ja ikkagi jõulude ajal tuleb puhata ja nautida seda, mida me oleme teinud eelnevalt. Suur tänu stuudiosse tulemast, Anneli Kööbo, ja loodame, et inspireerisite siis inimesi ise ka selliseid põnevaid kompositsioone looma. Televisioon läheb siit aga edasi kodumaise muusikaga ja peale seda on eetris uudised.